Tere! Tere! Mina olen Piiskop Kalmer ja jätkame matemaatikaõppesessioonidega. Käsil on 2021. aasta 18. päev ja meil on liinil järgmine helistaja Patrik Tallinnast. Millised probleemid on Patrikul, mida me saame hakata täna lahkama? Täna on siis võrrandi lahendamine ja siis kontrolli lahendit on siin. Nii et nagu ka eelmisel aastal me lõpetasime võrranditega, siis me nüüd jätkame nendega. Ja. Aga lase tulla siis, kus me neid võrrandeid... Siin on siis kirjas lahenda võrrand ja kontrolli lahendit. Ehk siis on sulgudes on 4. Aga teeme seekord niimoodi, et meil on kaks varianti. Meil on kasutusel selline tahvel siin. Seda me oleme kasutanud teiste õpilastega. Seda saad sina ka kasutada, aga sa saad vaadata ka minu ekraanilt seda. Ma panen sulle siia selle tahvli aadressi niimoodi, et sa saad selle ka paralleelselt lahti võtta. Millega sa praegu ühendatud oled? Telefoniga, nutitelefoniga või? Jaa, telefoniga, jah. Siis sa seal ilmselt hästi kirjutada ei saa, jah? Ei, vist mitte, jah. No jah, siis me peame tegema ikkagi niimoodi, et mina kirjutan. Ja küll, kuigi me võime ühe katse teha. Mine korra Nextcloudi sisse. Ja jaga välja oma nutitelefoni ekraan siin Jitsis. Oota, tegelikult ma saan arvutit kõrval kasutada kohe, et äkki ma proovin nii. Äkki on nii parem. No aga tee. See oli Nextcloud, jah? Jah. Nextcloud tennis24.ee. Aga mine siis arvutis juba Jitsisse ka. Hästi. Oota kohe. Recording is on. Mis sul toimub seal? Kirjas, please enter your display name. Recording is on. Nii, jah. Ja nüüd selle asemel, et lage näidata, jaga oma ekraan välja. Kohe, nii, et... Nii. Okei, see on nüüd minu ekraan, aga mine siis nüüd Nextcloudi siin. Vaata vestlusaknasse, ma panin otse lingiga. Kohe. Oota, ma proovin siit sisse logida. Siin on see muidugi pandud see Patrik.6, Patrik on suure P-ga. Võib-olla see mõjutab midagi. Imelik. Sa ei mäleta oma parooli või? Ei, nagu midagi nagu mäletan, aga see olla võis. No aga vajuta forgot password siis, kui... Okay. Nii, ja nüüd mine oma Gmaili. Kohe vaatan. No, miks ta ei saada? Oota, võib-olla on sul pakkumiste või suhtlusvõrgustike all. Gmaili postkastis. Vaata, äkki on pakkumiste või suhtlusvõrgustike all. Okei, kohe. Seal on foorumite all ka midagi. Võib-olla on seal. Ei, siin ei ole. Mis seal veel oli? Seal kategooriate all. Mingi asi oli veel. Kategooriad. Kategooriad. Uuendused, vaata sinna. Ei ole. Siin ka ei ole. Vaata veel postkasti, kas sinna... Ei ole. Ja vaata veel ühte kohta, kas sul on spämm kuskil seal? Mis seal veel all on? Vestlused. Väga hea. Kuidas sul sellist kataloogi ei olegi? See on jah huvitav, et sul selle peale ei tule isegi seda... Ma võin sulle muidugi siia mingisuguse ajutise parooli panna, kui sa ütled, mille sa tahad, et ma paneksin. Pärast sa saad ise ära muuta, kui tahad. Ma ei tea. Näiteks Patrik 601 või? Nii, ma kirjutan siis suure algustähega Patrik ja mis edasi sa tahtsid? 6,1001 äkki. Panin selle natukene trikikalt. Nüüd kohe ma kirjutan sulle ka selle. Nii, ma saadan sulle ka selle.
ma panin sellisel mis proovin nüüd võtta. jah, vajuta sinna silma peale. Me näeksime, et kindlalt õigesti läks. Sa ei kirjutanud ju nii, nagu ma sulle kirjutasin. Kas sa kirjutasid niimoodi või? Jah. Nii, aga ma panin. Ei, see on vale. Pane sinna vestlusaknasse, vaata, mis ma sulle kirjutasin. Okei. Nii, teed sisse või ei saanud. Nüüd sain. Jah. Ja keri natuke allapoole, võta see võrrandid fail lahti. Kumb siit? Lihtsalt võrrandid. Võrrandid. Ja mis tüüpi võrrandid meil on? Kas need olid ruutvõrrandid? Need, mis mul täna on või? Jah. Ei, need minu arust ei ole ruutvõrrandid. Millised need on? Siin on nagu sulgudes 4 sulgudes x + 1 sulg kinni, -3 sulgudes x - 2 võrdub -3. No siis on ikka ruutvõrrandid. Vajuta Ctrl F ja kirjuta ruutvõrrandid ja vajuta noolele või enterile. Nii. Ja vaat sinna, seal on see pealkiri ruutvõrrandid ja seal on 2 tükki juba pandud. Aga me paneme kohe nende ette. Vaat see koht, kuhu ma nüüd tekitasin selle vahe. Ja. Kirjuta sinna oma ülesanne, aga kas seal on mingisugune joon ka vahel või ei ole? Ei, siin on lihtsalt 4 sulgudes x + 1 - 3 sulgudes x - 2 võrdub -3. Okei, ühe korruseline, siis meil valemi editori pole vaja, siis sa saad sinna otse kirjutada. Kohe? Nii, võin kirjutada. Võid küll, jah. Nii, 4 sulg x tuleb pluss 1 sulg kinni. Siis tuleb -3 sulg x - 2 sulg kinni võrdub -3. All set, let's go. Nii. Ma paralleelselt kirjutasin sellega oma tahvlile, nii et sa saad nüüd neid 2 ekraani vaheldumisi vaadata, et näiteks tahvlit vaatad oma nutitelefonist ja siis arvutiga või selle sülearvutiga kirjutad siia faili sisse. Kas ma jagan ikka seda ekraani, nii? Jaa, sest et siis ma näen ka niimoodi paralleelselt. Ma saan muidugi vaadata ka otse sinna faili, aga siis ma näen paremini ära korraga. Nii, mis on esimene asi, mis siin teha tuleks? Sulud äkki avada? Sulud avada, jah. Ava sulud. Kas ma panen enter, et ma saaks allapoole vist? Jah. 4x + 4. Siis siia tuleb -3 + 6 võrdub -3. Nii vist, eks? Ja just nimelt. Ja mis seal siis järgmine osa oleks? Võtta vist ühesugused kokku, eks? Jaa. Siit tuleb lihtsalt x, eks ju? Jaa. Pluss. Kas ma võin kohe +13 panna, kuna see 3 toon teisele poole vist või? Võid küll. +13 võrdub 0, jah? Nii, mis ma edasi peaks tegema? No aga mis ainult tegemist, jah, tuleb välja, et see ei olnudki ruutvõrrand, see oli tavaline lineaarvõrrand. Siis meil tuleb see pärast õigesse kohta tõsta, aga teeme siin lõpuni.
no mis sa nüüd teha saad, nüüd ainult ongi X avaldada sealt. Et ma toon siis, viin selle 13 teisele poole vist, eks ju? Jaa. Siis tuleb 13. Nii vist. Jah, ja ongi vastus käes, nüüd tuleb kontrollida, kontroll kirjutada. Kontrollin ma, panen ta sinna X-i asemele või? Jah. Kas ma panen ta sinna, kus see algne oli ikka 4 sulgudes X + 1, eks ju? Jaa, algselt kontrollime ikka. Ma siis kirjutan nagu välja. Nii vist, eks. Kontrollid mõlemat poolt eraldi, eks ole, sa arvutasid nüüd vasakpoole välja. Okei. Nii vist, eks ju siis. Algus. No sealt läheb veel edasi see -3 korda -13 -2. 3. Selles suhtes ma võin ta ju tegelikult juba... Oota. Siis ongi ju sulgudes -13 -2, eks ju? Jaa. Nii, eks ju? Jah. Ja nüüd... see võrdub -3 on ka, eks ju? Ei, nüüd sa arvutad selle välja. Ahah, okei. Nii. Kas ma ennem peaksin sulgude sees olevat tehtud tegema, eks ju? Jah. See on siis... -48 vist, eks? Jaa, see esimene tuleb selline, esimene üks liige. Siis tuleb... -45. Ei, +45. +45. Nii. Ja võrdub -3, eks ju? Jah. Ja siis vastus ongi -48 + 45 on -3 ja see 3 tuleb teisele poole, ongi 0. Plussiga tuleb. Jah. Jah, nii et õige. On küll, jah. Ainult, et tõstame nüüd selle ülesande. Vaata see, mis on X võrdub -13, tee see rasvaseks ka. X võrdub -13. Okei. Vali see välja ja vajuta Ctrl B, Ctrl Bravo. Vaat nii, et me näeme, et see on lahend. Ja see tuleks meil nüüd... Vali nüüd kogu see lahendus välja, kõik need 7 rida. Ahah. Oi, oot. Nii või? Ei, vaata, algus jäi sul valimata. Nii. Nii, nüüd vajuta Ctrl X. Ja nüüd tuleb minna, kui ma vaatan, kus siin on need võrrandid, kus need ülesanded. Lineaar üldvõrrand, vist see võrdekujuline võrrand ja ruutvõrrand. Ma arvan, et see, mis on üldvõrrand, keri natukene ülespoole 2 lehekülge. Seal peaks olema selline pealkiri nagu üldvõrrand. Üldvõrrand, jah. Jah, ja tee sinna järgmine rida ja vajuta Ctrl V. Vaat, need on see õiges kohas. Nii, järgmine ülesanne siis. Järgmine ülesanne on siis, mis meil siin oli siis, ma vaatan, lihtsusta avaldis. Sulgudes on siis 2, sulgudes on Y. Ahah, ma kirjutan.
võin siit edasi minna. see on nüüd järgmine on nüüd mitte võrrand, vaid lihtsalt avalduse lihtsustamine. Ja. Need on sul läbisegi eri tüüpi asjade kohta. Ja vist küll, need on vist eksami, need proovi need. Kas seal on nüüd üks liikmed sul praegu? Siin on 2, 3 ja -1 ja. Loeda korra ette. Sulgudes on 2, sulgudes on y -3x, sulg kinni, miinus, sulgudes x -y, sulg kinni, +3, sulgudes x -2y, sulg kinni ja arvuta seejärel selle väärtus, kui x võrdub -1 ja y võrdub -2. Ahah. Ma arvan, et seda võiks teha algebra failis, sest seal on meil need üksliikmete ülesanded. Võta matemaatika kataloogist lahti, jäta see fail lahti, ta võib pärast vaja minna. Seal, kus sul on see võrrandid kataloog, seal mine üks tase kõrgemale ja võta algebra. Kas ma siis pean uue lehe võtma vist? Ei, see, mis sul kõrval lahti on. Seal vajuta matemaatika üleval. Üleval vajuta matemaatika. Jah. Ja nüüd keri alla, seal on, kuskil on algebra. Siin on algebra. Ja. Ma arvan, ega seal joont vahel ei ole kuskil su ülesandes või on või? Ei ole hetkel. Ei ole, jah? Siis teeme kohe algusesse. Võib kohe siia hakata, jah? Jah. Okei, nii, siis on siin kirjutan teksti ka või? Võid kirjutada teksti ka, jah, siis on kõik olemas. Avaldus 2, kuidas y 3x kinni miinus x miinus y kinni +3 Nii, mis nüüd esimese asjana tuleks siin teha? Ka sulud vist on ju? Jaa, sulud avada. Nii, kas siis tuleb see -x ja -y tuleb korrutada miinusega, eks ju? Jaa. -x pluss y pluss 3x ja -6y. Nii, eks? Jah. Ja nüüd tuleb need kokku võtta, eks ju? Jah. -6x, y, kas nii? Sul on... Oot, kuidas sul tekkisid vahepeal need x-y-id? Oota, sul on -6xy. Nii. Kuidas see tekkis sinna? See? Jah. Oi, siin ma tegin vea. Siin peaks ainult x olema. Jaa. Minu iga, jah. Nii. Nii, seal on... Oota, seal on nüüd x, -x, -7, -4x, eks ju. Nii. Nüüd peaks õige olema vist, või? Kui ma ei eksi. Nii, kohe vaata.
7 x pluss 3 miinus 4 x. Sul on -4 x peal, jah? Ja, mis siin oli -4 x peaks nii vist, eks? Jaa. Jah. Ja nüüd, mis ma selle peale hakkan? No vaata nüüd ülesande teksti, seal on Lihtsusta avaldis ja arvuta seejärel selle väärtus, kui x võrdub -1 ja y. Ma pean nüüd y ja x asemel panema need arvud vist, eks? Jaa. Nüüd siit tuleb 3 korda -2 on siin, eks ju? Jah. Kus ma korrutan märgis on? Tärn. On siis. Jah. Nii. -2. -2. Ja -4 korda -1. Nii. Jaa. Ja nüüd teen ära selle, eks ju? 6. Ja siis tuleb see +4. Nii vist, eks ju? Nii 6 + 4 = 10, jaa, täpselt. Ja noh, seda saab nüüd kontrollida ka. Et sa paned need samad -1 ja -2 esialgsesse ja vaatad, kas sa siis ka 10 saad. Okei. Proovin. Jah. Nii, 2 korda. Nii, mis siin tuleb siis? 2 -3 korda -1 -2. Vaata see viimane. Sa ei ole veel nii kaugel, jah? Jah. See ei ole -2, jah? Sest see on -y. -2. Ja, kui see on +2 siin. Nii vist, eks ju? Jah. 3 -2. Millise trikiga sa selle punkti sinna vahele said? See on vahe. Ja, sain aru. Jah. Seal on x-i väärtus on -1, jah? Jumal küll, ma ei tea, ma küll. Ja siit tuleb siis pluss, ei, -2 korda -2, eks ju? Jah. -2 korda -2. Nii, ja nüüd teen vist, proovin lahti need teha, on ju? Jah. -3 korda -1 on 3. 1 on 2. 3. 2, jah. Nii vist, eks ju? Ja tee nüüd lahenduse teine ja 4. rida jämedaks, sest need on lahend. Teine ja 4. Ja teine rida ja siis 4. reas see 10. See siis, jah? Jah. See kontroll B on ju? Jah. Nii. Nii, ja mis see järgmine ülesanne meil on? Järgmine ülesanne, nii, ma vaatan.
7. Lihtsusta avaldis. Jälle. Ja arvuta selle väärtus või? Ja arvuta selle täpne väärtus, kui Y võrdub -2/3. Näita korra seda kaamerasse. Sinna näita nutitelefoni kaamerasse võib-olla siis. 7. Natukene vasakule. Teisele poole. Nii. Siin on sul nüüd ruutvõrrandik või mitte võrrand, vaid ruutavaldis. Okei. Ja all on ka. Okei. Kirjuta see natukene allapoole. Vaatsin, vahepeal on need ülesanded, mis me oleme lahendanud. Ja mõtlen, kus maani. Siin on ka ruudu. Veel allapoole on ju? Ja ma praegu otsin sobilikku kohta, et need oleksid enam-vähem raskuse järjekorras siin. Seal oli see väärtuse avaldamine või arvutamine ka, et siis see läheb päris palju allapoole. Siin olid mingid vähe pikemad asjad. Kas need, mis leheküljel 7 on, kas need oleme meie teinud, kas need tulevad tuttavad ette või on? Vaatan. 7. Nagu veits tuttavad tulevad küll. Nii, need oleme aga see, mis leheküljel seal 8 on, see on juba, see vist ei ole meie tehtud, on ju? Ei, see ei ole. Okei, siis lehekülje 7 lõppu. Siia siis kuhugi, jah? Ja seda pildi järele. Kliki sinna pildi järele ja siis vajuta enter. Jah. Nii. Kirjutan selle ära, jah? Ja, aga kuna sul nüüd on joon vahel, siis kasuta valemi redaktorit. Selle sa saad niimoodi, et sa lähed, vaat selle üleval on see insert kaart. Siin. Jah. Ja nüüd seal tekkinud tööriistaribal paremalt 3 on equation. Kliki sinna. Equation. Just. Ja nüüd sa saad siia hakata kirjutama. Y. Siis joone all. Kui sul on osamäär, siis vajuta sinna. Sa juba läksid välja jälle sellest equationist. Nii, ja nüüd vajuta uuesti sinna, kus on equation nool, sealt tuleb veel eraldi menüü lahti. Nool. See väike nool seal. Selle sõna equation kõrval üleval. Vaat see. Ja see on fractions. Fractions, jah. Ja sealt võtta see esimene kohe. See, jah? Jah. Nii. Y. Nii. Korda. See on sulgudes ka, kas ma panen selle kuidagi? Pane õigesse kohta lihtsalt sulud. Nii. See on korrutatud siis. Oota, sa läksid praegu valemist välja. Selle teise sulu sa panid ka väljapoole. Vaata, sa pead kasti sisse panema, et ta jääks kõik ühte kohta. Kusuta see tärn ja sulge ära sealt. Ja nüüd liigu noolega üks vasakule. Nii või? Ja nüüd üks paremale. Nii. Ja sinna pane see sulg kinni ja korrutusmärk. Okay.
korrutame, nii. Y, nii kas ruutu ma saan ka siit, eks ju? Siis sa pead selle Y selekteerima kõigepealt, kui sa Y-it tahad ruutu võtta. Jaa. Siis lähed jälle sinna equation ja võtad sellise asja nagu scripts ja see esimene kohe. See siis? Jah. Nii, ja see on meil ruudus. Ei ole. Nii vist, jah? Jah. Nii. Siis tuleb -4. Nii, nüüd ma tahan seda, siis tuleb fractions. Ei, ole see. Kui sa tahad, et see Y-4 oleks seal üleval, siis sa pead selle Y-4 kõigepealt välja valima ja siis võtma seal fraction. Oi, minu kohta. Nii, ja nüüd see, jah? Jah. Okei, nüüd ma sain. Okei, Y +1, nii. Jah. Vot selline ta on. Nii, kas ma saan selle ära kustutada siit need 2? Peaks saama küll, kui sa need välja valid, näiteks Y-ga ja siis... Jah, okei, sain. Nii. All set, let's go. Ja siis siin on kirjast ja arvuta selle täpne väärtus, kui Y võrdub -2/3. No see tuleb enne lihtsustada, eks? Jaa. Nii, et kuidas ma seda nüüd lihtsustama pean? Ma arvan, et kõige lihtsam on seal samas valemi kasti sees paned võrdusmärgi või siis teda alla. Jah. Ma teen alla. Jah. Nii. Kas ma hakkan nagu niimoodi tegema, et Y jagata Y+2. No mis siin esimene asi oleks, mis tuleks teha? Taandada siin vist ei saa. Ei saa. No mul on ta vist vaja ju saada sulgudest välja nagu või? Mina teeks kõigepealt sulgudes oleva liitmistehte, sest pärast seda me saame lihtsustada niimoodi, et ülevalt ja alt kaotame ära. Nii et teen Y+1 või? No seal tuleb see ühine jaotus, milline nende kahe ühine jaotus on. Y jagatud Y+2 ja +1. Ühine jaotus. See tähendab, mis on nende nagu ühine see... Vaata korra minu ekraani. Näete hästi seda, mis ma tegin siia? Selle roosa osa. Ma vist näen, sul on see siin või? Või sa võid võtta selle tahvli ka, et vaata meie vestlusaknas see esimene link, see white pohviir. Ahah. Jaa. Nii. Ja vaata, siin on nüüd selline asi, et meil tuleks kõigepealt, kus ta nüüd siin on, nüüd ringi. Kuna see üks, ta ongi lihtsalt üks ühendik, siis nende ühine jaotus on see. Mis tähendab selle, et kui me kirjutame selle siia nüüd alla ära, siis on meil need laiendajad vaja sinna teha. Siia tuleb üks, tegelikult need on tihendajad ja siia tuleb siis Y+2. Ja, okei. Nii. Ja siis, kui läbi korrutad nendega, siia selle murrujoone nüüd. Ei, ma ei tahtnud nii laia teha. Selle murrujoone siia vahele. Siis sinna pääsiti ära. Siis on Y+2
Y pluss 2. Selline asi. Y pluss 2. Sinna kirjutada. See on see sulgudes olev asi. Oota, aga kus see teine Y tuli? No, et me korrutame ju need, mis seal üleval on, need loendurid. Tihendajatega läbi. See on Y. Y ja siin on 1 korda Y. Okei, Y pluss 2. Ja alla jääb see samaks, eks. Jah, sest see on see nende ühine jaotus. Ja. Et nii peaks tegema. Jah. Näen tagasi, eks. Jah. Nii, kus see oli? See. Nii, et siia tuleb siis üles 1, eks. Pluss 1. No kui sa tahad need või tihendid sinna kirjutada, siis jah. No ma ei pea kirjutama tegelikult. Ei pea, jah. Nii, et siia tulebki siis... ma pean jälle selle equationi panema. Jah. Vajuta alguses sellele suurele nupule. Suurele nupule? Okei. Jah. Nii. Ja nüüd siia. Jah. Nii. Üles tuleb siis Y on ju. Ja siia peale siis... siia ühe peale tuleb on ju. Y pluss 2, eks ju. Jah. Nii, et see on siis Y pluss Y pluss 2. Ja all jääb samaks, eks ju. Jah. Nii. Ja nüüd siis see korrutamist märkist on ju. Jah. Mõte läksid kastis välja. Jaa. Nii. Ja nüüd sa saad kohe selle ülemise osa lahti kirjutada teguriteks. Oota, aga siin ma ei pea vist midagi tegema või? No vaata jälle minu ekraani. Sul on seal Y ruut miinus või tahvlit vaata. Jah, keri allapoole. Nii, Y ruut miinus 4. Aga see on ju see valem. Okei, see on siis A pluss B ja miinus B sulgudel. Jah. Okei. Nii. Ja. Ma panen equation jälle. Jah. Nii. Sulgudes Y pluss 2 sulgudes Y miinus 2. Nüüd abivalem vist peab kohe ära nägema. Jah. Muidu läheb raske. Nii. Jah. Ja nüüd kui ma nüüd ühele muru joonele, siis ma saan taandada vist. Ja tegelikult sa ei pea isegi ühele joonele viima, sa saad ka niimoodi otse. Ma saan siis need taandada Y pluss 2, Y pluss 2. Jah. Ja üleval. See jääb nagu. Ja üleval rohkem ei olegi. Tegelikult kõige lihtsam oleks sul, kui sa nüüd kopeerid kogu selle kasti sisu järgmisele reale. Miks ma kopitasin? Vajutad Ctrl-C ja siis paned seal lõpus Enter, et läheks järgmisele reale ja siis paned Ctrl-V.
Nii, ja nüüd kustutan need Y plus 2 sealt ära. Y plus 2. Nii, jah. Ja sa võid sinna alla ühe kirjutada. Ja vaata seal vasakpoolse üleval, seal kus on Y plus 2, seal sa saad nüüd koondada. Mis? Siia tuleb... Siin ma pean nad nagu kokku hästi võtma või? No sa võtadki Y-id kokku, jah? Siis sealt tuleb 2 Y-id. Jah. Kirjuta sinna Y plus Y asemele 2 Y-id. 2 Y-id. No vot. Ja nüüd mine järgmisele reale ja saad edasi teha. Nii. Nüüd ma pean uuesti... Nüüd ma saan vist tuua 2 sulu ette. Üleval. Siis ma pean uuesti selle tegema. Ja, või siis sa kopeerid jälle selle sisu. Okei, ma teen seda kopeerin. Nii. Sulgudesse ja siis Y plus 1, eks ju. Kas ma võin kohe siia ka all sulud panna ette või? Et ma saan taandada. No sa võid panna sulud, kui sa tahad, aga sa ei muuda midagi. Ma ei tea, On eraldi selles. Nii, need lähevad maha, Y plus 1. Ja siis jääbki vist üles 2 sulgudes Y miinus 2 alla jääb jagatud 1. No tegelikult seda jagatud 1-ga sa ei pea ju kirjutama. Ma ei tea, meie matemaatikaõpetajast ütleb, et ta tahab vist. Ei usu, et ta sellist asja tahab. Sest 1-ga korrutame või jagame, see ei muuda väärtust. Okei. Nüüd võingi võrdu panna lihtsalt, eks ju? Jah. Ma panen ta see sisse vist, on ju? Pane. Vajuta nool paremale klahvile, kui sa oled kasti sees. Nii, nüüd jäta hiir rahule ja oma klaviatuuril vajuta nool paremale. Nii ka, kuni sa jõuad sinna õigeks. Okei. Nii. Võrg. Mis ta on siis nüüd? Nüüd ma pean uuesti vist panema selle equationi. Ei pea, sest sa oled selle sees praegu. Okei. Ja siis ma panengi vastuseks 2 Y miinus 2. Jah. Nii. Jah. Ja see 2 korda Y miinus 2 sulgudest siis jämedaks. Nii. Ja nüüd tuleb siis avaldise väärtus arvutada, eks? Avaldise väärtus, jah. Ja avaldise arvuta selle täpne väärtus, kui Y korda miinus 2/3. Nüüd ma võin kastist välja tulla vist. Jah. Nii. Nüüd sul läheb uut kasti vaja. Jah. Sest et sul on osa määr. Nii. Ja nüüd equation jälle siis. Ma kirjutan äkki siis selle Y korda miinus 2/3 välja. Jah.
Siin on kohe selles mõttes mõnus vaadata, et käekirjaga pole üldse mingit probleemi. Ja, küll. Parem küll. Nii. Ei jooksenud Kreeka etsin. Nii. Ja nüüd ma vist panen, oota, kui ma sellega nüüd teen, panen selle sinna asemele. Jaa. Kas siia või? Ei, viimasesse. Siia. Viimasesse, lahendisse. See. Nii. See oligi selle lihtsustamise mõte. Kas ma lähen siit vist entriga edasi? Jah. Sest oleksid pidanud 1, 2, 3, 4 kohta panema selle, nii paned ainult ühte kohta. Jah. K2 sulgudes. Sul on selleks vaja seda equation, sa oled seal sees või? Jah. Jah, siis jah. Oota, siin on miinus. Kas see sobib, kui miinus nii jääb? Jah. Nii, aiota, kahest nagu välja. Nii. Jah. Nii. Ja see võrdub, on ju? Jah. Mis ta siis tuleb siit? Enne mis sulgudes sees olevad, on ju? Jaa, sa võid nüüd ükskõik kuidas teha. Pigem kergem vist avada lihtsalt, on ju? Et kas enne liidad sulgude sees kokku või siis sa kahega korrutad mõlemad läbi ja liidad siis kokku? Pigem korrutan enne kahe. Sulgude sees teed enne ja pärast korrutad, siis sul on 2 teed. Aga kui sa enne korrutad mõlemad ja liidad, siis on 3 teed. Aga kui ma nii et kui ma algust korrutan 2 läbi, siis on 2 teed. Ei, siis on sul 3 teed. Sest sa pead 2 korrutusteed tegema, pluss veel liitmisteed. Okei, ma teen siis selle algus. Ma ei tea, ma ikka avan, ma arvan, nii on lihtsam. No, tee, kuidas sulle lihtsam on. Ehk siis miinus 2/3 korda miinus 2/3, eks ju. Ei. Miks sa selle miinus 2/3 ise endaga tahad korrutada? Oota. Ma ei saa miinus 2/3 ise endaga korrutada. Miks sa seda ise endaga tahad korrutada? Ei, ma pean ju 2 korrutama. Jah. Ja, okei. 2 korda miinus 2/3 siis. Jah. Nii, kas see on 4/6 või? Ei, sest 2 on ju 2 ühendikku. 2 ühendikku. Siis ongi 2/6 ju. Või... Vaata tahvlile. Nii, siis meil on selline olukord praegu. Sa tahad niimoodi teha, et sa korrutad kõigepealt selle 2 miinus 2/3
ja seejärel selle 2 miinus 2-ga ja siis liidad kokku. Teeme nii. Kui sa tahad seda esimest ja teist korrutada kõigepealt, teeme siis niimoodi selle, et kõigepealt need, siis tuleb sul selline asi nagu 2 ühendikku korda miinus 2 kolmandikku. Selline asi tuleb sul. Ja pärast on siis veel selle sama 2-ga korrutad selle läbi. Sealt tuleb miinus 4 siis. Ja siis panedki, et pluss 2 korda miinus 2. Et see on see tehe, mis nüüd tuleb ära teha. Ja kui sa vaatad nüüd seda tumedat, seda sinist korrutamist tehed, sul ei teki kuidagi kuuendikke sinna, sest kui on korrutamistehe, siis sa korrutad üleval korrusel eraldi ja alakorrusel eraldi. Okei. Nii paneks nad ühel murrujoonel. No nagu nad oleksid jah ühel. Nad ei hakka seal korruste vahel kõndima. Okei, aga kas ma siis teengi, et 2... Oota, kui ma ühele murrujoonele panen, siis seal 2 vaata siin vahel miinus, eks ju, siin. Ja seda sa võid täitsa ette välja tõsta, sest miinus... Siia ette. Jah. Okei. Ehk siis, mis sa sisuliselt teed, on see, sa tõstad selle miinuse välja. Ja, siis tuleb 2 ühendikku. Siis sa teed 2 korda 2 üleval. Ja all 3. Teine ütlesid, et miinus 4. Miinus 4 kolmandikku. Aiota. Ei tule miinus 4 kolmandikku või? Tuleb küll. Aha, okei. See osa tuleb miinus 4 kolmandikku. Sellest tuleb siis veel 4 maha võtta. 4 kolmandikust, eks ju. Miinus 4 kolmandikust. Aga see 4 kolmandikku on miinus 0,75, eks ju. Jaa, kas sul oleks võib-olla... No 4 kolmandik on 1 kolmandik. Seda ei ole mõtet 10 murruks teha, sest tekib selline kole perioodiga arv sinna. 1,3. Parem jätada selliseks, nagu ta on. Ehk siis miinus 4 kolmandikku ja tee see 4 ka kolmandikeks. Sest siin on 3 jaotatud ja hea oleks, kui see teine asi oleks ka 3 jaotatud. Sest siis me saame need kenasti kokku liita, need ülemised. Miinus 3 ühendik. Meil on küsimus, et mitu kolmandikku on 4? Mitu kolmandikku on 4? 1 kolmandik. Ei no mis arvu sa peaksid 3-ga jagama, et saada 4? Mis arvu peaks 3-ga jagama, et saada 4? Ehk siis 12 korrutad 4 ja 3 ja saad 12. Nüüd on lihtne, sul on all korrusel ühine jaotus. Mõlemad majad on jaotatud 3 toaks ja nüüd loed lihtsalt kokku, mitu tuba on ühes majas ja mitu tuba on teises majas. Okei. Nüüd ma vaatan lihtsalt, kas ma nüüd lihtsalt lahutan või? No vaata, siin on, mõlemal on miinused ees, mis tähendab, et lõppvastus peab jääma. Ei, no sa ei korruta ju. Sa oled vee all ja lähed veel rohkem vee alla, seega sa jääd vee alla. Okei, nii et tuleb miinus 16 kolmandikku. Recording has stopped. Ma arvan, siin kohal oleks hea teha mõned minutid mõttepausi. Jaa, okei.
19:15. Recording is on. Pausilt tagasi, nii kuhu me tuli siis -16 kolmandikku. 16 kolmandikku, jah. Ja see tuleb nüüd kontrollida. Nüüd vist peab panema selle sinna. Jah, nüüd kirjuta see sinna sisse. Nii, kas see on see või? On vist. Jah, see on see. Ma panen selle 16 kolmandikku ka siia ära, siis on ju. Jah. See oli -16 kolmandikku, eks ju? Jah. Nii. Oota, aga kuhu see sisse ma selle panen? Ka sinna 2y-2 või? Ei, esialgsesse. Sinna kõige alguseni. Jaa. See, kus on see y jagada y, ei oota. Just, y jagada y pluss 2 pluss 1 korda y ruut -4 jagatud y. Nii, et y asemel panen selle, eks ju? Jah. Nii. Okay. Panen siis selle kasti vist on ju uuesti. No kõige lihtsam sul oleks niimoodi teha, et sa selle esialgse kopeerid sinna ja siis igal pool, kus on y, kopeerid -16 kolmandikku. Nii. Nüüd võta kopisse see -16 kolmandikku. Ja igal pool, kus on y, valid y välja ja Ctrl V. Kustutan y ära. Ja siin on ruudus see. Saan nii teha. Seal on siis sulge vaja. Nii või? Jah. Ja võrdub, eks? Jah. Ei oota. Nii. Kas nüüd ma pean jälle vist selle laiendaja tooma üles? No nüüd hakkad järjest tegema siin. Vaata, esimesena tuleb sul kokku liita -16 kolmandikku ja 2. Jaa, okei. -16 kolmandikku pluss 2. Et nüüd sul on valida, kas sa teed need tehted kõik eraldi ära ja paned pärast kokku või sa kogu aeg arendad seda ühte edasi? Ma arvan, pigem arendaks seda ühte edasi või? Okei. Et sinna, seal all siis see -16 kolmandikku pluss 2, kas see on -16 kolmandikku pluss 2 ühendikku või? Jaa. Kas ma kirjutan välja vist, on ju? No kui sul niimoodi lihtsam on, kui sa seda peast ei tee, siis kirjuta muidugi välja. Ei oota. 16. Pluss. Oota, aga praegu sa teed mida? Seda. Ma pean ennast vist ühele murrujoonele panema, on ju? No kõige lihtsam on niimoodi, et sa jälle kopeerid kogu selle vasakpoolse osa ja siis muudad ainult seda osa, mis sa parasjagu välja arvutad. Et ainult nagu see, jah? Jaa. Eks see kõik või?
kopeerid kõik ja siis muudad seal ainult seda ühte osa. Muudan seda all siin on ju. Ja, aga sul jäi seal palju asju kopeerimata ja nii on ju. No see teine ka ju. See kordab. See jah. Jah. Nii. Jah, ja nüüd muudad ainult seda esimese teguri esimese liidetava osamäära. Seda siin siis jah. Ja. Nii, siia alla siis peab tulema 2 ühendikku just on ju. Jah. Et kas ma kustutan selle 2 ära ja siis panen see equation alla just on ju. Jah. Nii. See jääb vist selliseks on ju. Nüüd ma pean ta välja arvutama või? Jah. Miinus. See on siis. -14/3 või? Miinus on õige, kolmandikud on õiged. Kuidas sa said 14? Või 18. Sama küsimus, kuidas? Räägi mulle. 16 + 2 mõtlesin või 16 - 2. Aga sul on -16. Sa pead selle 2 või 3-ga ju korrutama. -16. Kas ma pean 16 korrutama? Ei. 16 ma ei pea ju 2 korrutama. No vaata tahvlit. Ja ma kirjutasin selle alamtehte siia välja, need 2 tuleb kokku liita. Aga need 2 ei oska praegu üksteisega rääkida, sellepärast et ühes majas on 3 tuba, teises on 1 tuba. Need tuleb niimoodi teha, et mõlemas toas oleks võrdne arv tube, siis saab kokku lugeda. Okay. Et kuna see 3 on suurem kui 1, siis see väiksem tuleks teha ka 3 osaks. Siis, oi, ma kulutasin selle ära, aga sellest pole midagi, selle saab uuesti siia tagasi kirjutada. Siin oli 2 ühendikku. Nii. Ja ma tahtsin märgistada ära selle, et me tegeleme sellega. See tuleb nüüd ära muuta. See esimene jääb alles, see -16/3. Aga see tuleb nüüd kolmandikeks teha. Okei. Mitu kolmandikku on 2? 2. 1 või? No, teeme siia kõrvale ühe pulga. Jagame selle 3 osaks. Nii, ja sa nüüd väidad siis, et kui me selle ühe ära võtame, ühe märgistame, siis meil on 2 pulka. Ei, 2 pulka siis. No 2 pulka on meil kokku, millest mõlemad peavad olema 3 jaotatud. Ja mis kõik peavad olema kokku ka loetud. Palju saame? 3. Neid väikseid tube kokku siin. 6. 6. Sest vaata, kui sa siin ühe korrutad 3-ga ja saada 3, siis ülemine korrus tuleb ka 3-ga korrutada, et see suhe jääks paika. Siis tulebki siia 2 × 3 on 6 ja nüüd tuleb siin edasi. Nüüd sa saad ilusti kokku liita. Ja nüüd tuleb, sealt tuleb siis miinus
10 või? Jaa, -10 kolmandikku siis. just. Nii. See on siis selle esimese vastus. Jah. Nii, oota, aga kuidas ma selle välja kirjutan? No jällegi Kustutan ära või? kopeerid kogu selle asja, mis sul seal on ja siis muudad ainult seda osa, kuhu asemel Selle jah? Või terve? Terve. Nii jah? Jah. Okay. Nii, aga nüüd ma võin selle vist ära kustutada siit alt on ju ja siis kirjutada asemele. Jah. Oota, mis juhtus? Kui sa tahad seda osamäära kustutada, siis vali see hiirega lihtsalt välja ja vajuta delete. Nii ka. Nii, oota, mis see oli siis miinus? Siin ees on miinus, on ju? Jah. Nii. Kui see on nüüd olemas, siis see +1 jääb ikka samaks, eks ju? Nojah, järgmisena tuleks siis see jagamistehe ära teha, see 4-korruseline. See jah? Ei, mitte see, ikka sama asja juures oleme veel. Jah. Kuidas ma seda teen? -16 kolmandikku ja 1 ühendikku või? Ei. Ära selle ühega veel toimeta, enne tuleb sul see, need mõlemad osamäärad omavahel jagada. Teha see asi lihtsamaks. Osamäärad omavahel jagada. No vaata tahvet. Nii, ma kirjutasin siia selle tehte välja, alamtehte. Esimene asi, millega on väga lihtne alguses tegeleda, on need miinusmärgid, neid on paarisarv. Kuna neid on paarisarv, me võime need lihtsalt eemaldada. Okay. Jääb järele 16 kolmandikku jagatud 10 kolmandikuga. Ja selle me saame ümber kirjutada. Ma mõtlen, kuidas ma seda näitan siin. Okay. Et see, kuna tegemist on jagamistehtega, me jagame osamääraga, siis jaga ja ülemine osa jääb alla, see jääb alla. Ma kirjutan need ühisele joonele siia välja. Et siis meil on, kõigepealt on 16 kolmandikku ja nüüd me korrutame. See, mis siin see 10 oli, see jääb alla. Ja nüüd see, mis siin 3 on. Läheb üles. Läheb üles. Ja. Oi, see läks nüüd. Opacity ei muutnud. Ei, ma kustusin selle ära. Nii, siin oli 3. See oli 3. Siia, et oleks arusaadav. Teda värvidega. Nii, ja nüüd siit edasi sa saad lihtsustada, 3 lähevad ära, sest need on kogused. Need me võime kohe teha punaseks. Neid enam ei ole. Ja 16 ja 10. Need jääbki nii. Ei, no aga saab lihtsamaks teha ju. Mis me siin ikka niimoodi neid jätame. Sest et 2 jaguvad. Mõlemad jaguvad 2, jah. Et 16 jagada 2 on 8 ja 8 on 5. Me saime 8 viiendikku. Nii, ja nüüd siis see läheb sinna siis üles, jah. Ai, see tulebki selle asemele, selle võin ära kustutada, on ju? Jah. Siia tuleb 8 viiendikku. Nii. No, milline on järgmine tehe? See +1. Jah. Nii, kuidas ma seda teen?
no aga jällegi samamoodi, meil on 2 maja, milles on erinev tubade jaotus, tuleb teha samaks jaotuseks. Nii et mõtlen. Ma ei tea, nagu see 1 läheb. Mida? Vaata tahvlit. Nii, 1 on, ühe me saame ümber kirjutada. Milliseks? 1 ühendik või? No kõigepealt võib-olla jah, 1 ühendik. Ja nüüd me näeme, et meil on 2 maja. Esimeses on 5. Esimene on 5 jaotatud, teine on 9 jaotatud. Aga et me saaksime kokku lugeda need jaotused, siis või need tubade arvud või mis iganes palju kasutuses on, palju hõivatud on neid tube, on meil vaja, et need majad oleksid ühesuguste jaotustega. Jaa. Kuna tuleb leida vähim ühine arv, mis on 5-le kui 1-le. Ongi 1 siis ju. Ei, ta ei saa 1 olla ju, sest 1 me ei saa 5 jagada. Jah. No 5 ei saa 9 jagada jälle ju. Miks ei saa siis? Saab. Saad ju täisarvu. Ja, okay. Ta peab olema vähemalt nii suur, kui on see suurem arv. 5 jagub 1-ga, seega 5 sobib ühiseks jaotuseks, mis tähendab siis seda, et esimene maja jääb samasuguseks ja teine maja, siin peavad ka siis viiendikud olema. Nii et see 5 ongi 1 viiendik siis jah? Või jah, 5 ühendikku või? Kui, oota, läks nüüd jälle vale sellega, läheb õigega. Nii siis viiendikud lähevad siia alla. Aga mis siia üles läheb nüüd? Ühendikud või? No väärtus peab samaks jääma ju. 1 jagatud 1-ga on kui palju? 1. Nii. Seega see peab olema mingisugune arv, mis 5-ga jagatuna annab 1. 5 siis. Jah, see saab ainult 5 olla. Need saab taandada siis jah? Ei, see ei saa. Need tuleb kokku liita. Sest nüüd on mõlemad jaotusega. 13 viiendikku. Jaa, palju hõivatud on, 13 viiendikku just. Ja see läheb nüüd siia alla, on ju? Ei lähe, see läheb, mida sa liitsid praegu kokku? 1 ja selle. Jaa, aga nüüd tuleb jälle kogu kupatus sul kopeerida ja siis muudad selle. See kõik, jah? Jah. Nii. Ja kustutan selle 1 ära, on ju? Jah. Mis siin tuli siis? 13 viiendikku, eks ju? Jah. Ja aga lihtsalt pane selle 8 asemele 13 nüüd. Nii, jah? Jah. Ja nüüd on need siis või? Võta see pluss ka sealt ära. Jah. Nii. Neid peab ka vist lahti tegema, on ju? Jah. No mis on järgmine tehe? Siit tuleb... Need siis tuleb omavahel korrutada vist, on ju? No vaat see ülemine on -16/3 on ruutu tõstetud, ehk siis jah, tuleb -16/3 iseendaga korrutada kõigepealt. Okei. 16/3. Kas see on 32/3? Ei, see korrustasid 2-ga praegu. Jah. Vaatan tahvlit. Nii, siis see asi tuleb ruutu tõsta. Jah.
mis tähendab seda, et -16 tuleb korrutada -16. Üks asi, mida me jälle kohe saame elimineerida, on mille me saame kohe ära võtta. Me saame võtta miinuse. Ja, sest neid on paarisarv ja korrutamist tehtes need lihtsalt lähevad plussiks. Ja nüüd edasi on 16 korda 16 üleval korrusel. Ehk siis see on 16 korda 16 on 256. Ja. See on see, mille me kirjutame ülesse. Et 56 ja siis alla jääb 3 ikka ju. Ei. Need tuleb korrutada. Ja 9. Liitmine, meil on korrutamine praegu. 9. Nii. Alumised niimoodi eraldi ja tuleb 9 siia alla. Ja see ongi selle ainne vastus. Ja. Nii. Ma vaatan selle nüüd üle. Tuleb... nüüd ma võin selle ülemise ära. Ja siin on -4 ka on ju. Aga ma võin siia asemele panna on ju. Ja. 256. Nii jah. Ja. Nii, aga -4 nüüd tuleb ka siis viia jälle ju. Ja. Seda saab nüüd nii teha, et 256 jagada 9-ga ja siis millega 9 ja 4 jaguvad? Ei, see on ju 4 ühendikku. 4 ühendikku või? On ju, või ei ole või? Jaa, on küll. -4. Ehk siis siia tulebki nüüd see 256 üheksandikku ja siis -4 ühendikku. Jaa. See korrutas siis... mis ta võrdub siis? 256. No aga nüüd on jälle see olukord, mis meil on juba varem mitu korda olnud, et meil on 2 maja, millel on erinevad tubade jaotused. Üks on 9 jaotatud, üks on 9. Aga nad peavad ühesuguseks olema jaotatud, et me saaksime kokku liita. Okei. Niisiis, mis on 1 ja 9? 9. Ja 9. Võtan siit mingi teise värvi. Tähistan selle ära. Me praegu võrdlesime siis neid, et saada siia alla selline arv nagu 9. Ja mis üles tuleb? Ja üles tuleb... Ja üles jääb ju siis 4 või? Ja no vaata, kui me alumist korrutasime 9 korda, korrutasime 9 alumise, siis me peame ülemist ju ka 9-ga korrutama. 36 siis. Jah, sinna tuleb 36. Sest 36 jagatud 9-ga on 4. No ja nüüd siis kokku liita. Siis kõik üle jääb. See 256 miinus 36. Ja see ongi just, on ju? See. Jah. Nüüd võin siia asemele panna lihtsalt 229. Oota, ära veel pane, kopeeri see enne, sellepärast, et muidu ei ole vahetehet näha. Pean 4-ga tagasi panema. Jah. Nii, jah. Jah. 220. Nii, jah. Jah.
Ja nüüd on siis viimane alumine, on ju? jah. Ja mis ma selle alumisega teen? Siin tuleb ka samamoodi, et -16 kolmandikku ja 1/3, on ju? Ei, mitte 1/3. 3/3 või? Just. Jah. 3/3. Kuna jah, sest peab need majad muidu nende arvud ei klapi vaata. Ja meil on siis -16/3 pluss, nagu sa ütlesid, 3/3. Nii, ja see võrdub siis -13, on ju? Ja. -13/3. Jah. Ja kas see oli ka vist liidetud selle ühega, on ju? Seda me praegu tegimegi. Jah. Jaa. Okei. Nii. Nii võin nüüd kopeerin jälle, on ju? No nüüd sa võid kohe kirjutada, sest see ei mõjuta eelmist tehet. Eelmine tehe oli üleval korrusel. Nii, et mis selle vastus? 13 või? Jah. Nii, jah? Jah. Nii. Ja nüüd on nagu tehtud, jah? No, kus ta sul tehtud on siis? Sul on praegu 6 arvu, need tuleks teha 8 või 9, kui saab. Okei. Aga kuidas ma neid nagu tegema peaks, et kas... No, sa võid kõik viia ühele murrujoonele. Okei. Ma saan siin praegu viia või? Tee sellest koopia ja siis... Nagu kopeerin või? Jah. Nii, ja nüüd siis panen, on ju? Jah. Ühele murrujoonele. Või õigemini seda ei olnud vaja kopeerida, vaid lihtsalt tee uus valemikast ja tee see pikk murrujoon ja pane sinna kirjuta need. Ja siia, on ju? Jah. Nii, oota, kus ma selle murrujoone sain? Sest no ühes asjast me saame juba olla kindlad, sa said vastuse negatiivse ja siit tuleb ka negatiivne. Nii, oota, aga nüüd ma võin siia kohe panna või ma pean mingi equationiga panema või? Nüüd sa saad selle fraction'i panna ju. See tekitabki selle joone sinna vahele. Fraction, jah. Selle, jah? Jah. Nii, 13 viiendik. Siis siit tuleb korrutamismärk või? Ja nüüd sa saadki sinna järjest kõik kirjutada, mis sa üleval korrutad ja mis sa all korrutad. Okei, korda 220 ja siis alla panen korda 9, on ju? Ja. -13 on siin, on ju? Ja. Nii, et ma pean sulgudes panema, on ju? Oota, aga vaata, -13 ei jää sul ülesse ju. Nii, et üles tuleb -3, on ju? Ja. Nii. Korrutamine. Ja siia tuleb -13, eks? Ei, sa miinuse juba panid. 13 lihtsalt siis. Ja. Nii. Nii. Ja mis ma sellega nüüd teha saan? Sa hakkan korrutama lihtsalt. No sa saad lihtsamaks teha kõige. 13 maha, on ju? Ja. Siis 9 ja -3, eks ju? Siia tuleb -1 ja siia tuleb 3 või? Ei, -3. Ja, märk jääb alles.
13 läheb maha enne, nagu sa Mhm. ütled. Siis eraldi tuleb tegeleda 3 ja 9-ga. Sinna tuleb 3 ja sinna 1. Ja ma märgin kohe ära ka, et 220 ja 5 on ka, mis me saame siin Ja. omavahel teha. Ja nüüd ma saan siin midagi juba ära kirjutada. Ehk siis miinus 220 jagatud 5-ga on kui palju? 20, ei oota. 75 või? Palju 100 siis 5 mahub? 20 või oodada. Tähendab, ja 20 korda. Nii, seega 200 sisse mahub 40 korda. ja nüüd veel on vaja vaadata palju 44. 44, jah. 44 jääb sinna ülesse, siis joon vahele ja alla tuleb 3. Ja nüüd tuleb hakata otsima viga, sest et enne me saime 16/3 absoluutväärtusena. Nüüd me saime 44/3. Vaatan nüüd, kas meil oli algselt kuskil viga või siis me tegime pärast kontrolli käigus vea. Kõigepealt kontrollime lähteülesande, kas see sai õigesti kirja. Et y jagatud y pluss 2-ga pluss 1 oli sulgudes. Vaata oma sellest õpikust või kus sul see ülesanne on. Ja. Ja siis oli see y sulgudes y jagada y pluss 2-ga pluss 1 korda y ruut miinus 4 jagatud y pluss 1-ga. Näita korra oma Mobla kaamerasse. Jah, okei. Nii. Nüüd ma vaatan selle lihtsustusprotsessi üle. Y pluss 2 oli ühine jaotusega y pluss 2. See oli y pluss 2 korda y miinus 2 jagatud y miinus 1-ga. Esimene samm peaks õige olema. Edasi 2y pluss 2. Siis y pluss 2 läksid ära ja y miinus 2 üles, y pluss 1 alla. Ja siis 2 sulgude ette, sulgudesse y pluss 1, y miinus 2 ja 1 jäid samaks, y pluss 1 jäi ka samaks. Nüüd läksid y pluss 1 ära, alla ei jäänud midagi, üles jäi 2 korda y miinus 2. Ja siis oli meil miinus 2/3 vaja panna y asemele, jah? Ja. Nüüd ma teen selle teistmoodi arvutan. Miinus 2/3, see on siis miinus 2/3, miinus 6/3 on miinus 8/3. Tuleb tõesti miinus 16/3. See peab olema õige. Mis siis tähendab seda, et me tegime vea kuskil selle lahendi kontrolliga. No, vaatan sealt, kas kõigepealt sai asendused õigesti tehtud. Miinus 16/3 üles ja alla. Ja teise tegurisse ka üles ja alla. See on õigesti tehtud. Siis see alumine, mis me kokku liitsime, tuli 2 pluss 1 siia. Teised asjad jäid siin samaks. Nüüd läksime teisele leheküljele. Siis me all oli 16/3 ja 6/3, eks ole. 6 miinus 16 on miinus 10/3. Vaata, aga kas te midagi puudu või? Siin on kohe nagu see 8/5 pluss 1. Midagi kaduma läinud. Vaata selle 7. lehekülje allosas. 7. lehekülje, oota. 7. lehekülje allosas. Nii. No vaata, seal on see tehe miinus 16/3 pluss 2/1. Aga kus see edasi läheb? Miinus 16/3. Vaata seal päris all. Miinus 16/3 pluss 2/1. Jah.
nii, aga kus see edasi läheb? Ma ei tea, see on nagu midagi puudu. Midagi puudu, jah. Ilmselt sa kogemata kirjutasid üle või kustutasid ära selle, aga ma kohe peast kontrollin selle ära. Siia tuli ju -10 kolmandikku. Miinused lähevad ära, kolmad lähevad ära. 16 jagatud 10-ga on sama palju kui 8/5. Okei, see on siis see, kus me nüüd jätkame. 8/5 pluss 1 ja need 8/5 pluss 5/5 on 13/5 ja üles tuli 256/9 miinus 4 ja 13/5 jäi samaks ja 4 oli 36/9 jäi 220/9 ja alla siis 3/3 miinus 16/3 miinus 13/3 ja nüüd sai kõik kirjutatud ühisele murru joonele. 13 üles, 5 alla, 220 üles, 9 alla, miinus 3 üles, 13 alla, 13 ära. Üles jääb 44 alla 3. No mis asja, noh. No siin on -3. Ei no miinus on õige, aga kuidas me saime siis enne 16 ja nüüd saime -44. Ma võtan siia kalkulaatori ka kõrvale ja viskan siia need arvud sisse, siis me saame teada, kus me selle vea tegime. Boksin kogu selle asja nüüd siia sisse. Kõigepealt on meil sulg ja siis on -16 jagatud 3-ga. Kas see asi oli sulgudes ja jagada veel kord -16 kolmandikku pluss 2 ja see oli jagamistehe, nii pluss 1 ja nüüd on korrutamistehe. Ülemine, üleval on kõigepealt -16 kolmandikku ruutu tõstetud -4 ja see on jagatud -16 kolmandikku pluss 1. Saame sellise asja ja meil oli -16 kolmandikku on hoopis selline asi. Ja kui me kontrolli tegime õigesti, aga järelikult äkki meil on siin mingisugune asi vale. Ma teen selle kontrolli ka kähku ära siia. 2 korda -2 kolmandikku miinus -2 on tõesti -16 kolmandikku. See tähendab seda, et kas on tehtud asendus valesti või on meil lihtsustamine valesti tehtud. Kontrollin kõigepealt asenduse uuesti. Paistab, et asendused on õigesti kõik tehtud. Mis siis lihtsustamises võis minna teisiti? Vaatan selle ka veel üle. Siia ma teen peast seda nüüd igaks juhuks. Sest vahel kirjalikult meil tuleb rohkem vigu kui siis, kui me peast teeme. Nii, y pluss 2y pluss 2 ehk 2y pluss 1. Y pluss 1 maha, 2 jääb ülesse ja y pluss 2 maha ja y miinus 2 jääb ülesse. 2 korda y miinus 2. Täitsa selline huvitav olukord. Ma võtan veel ühe abivahendi. Selleks on Photomath ja ma vaatan, mida see selle asja peale koostab.
Noh, kas ta nüüd Photomath ei oska ju kaamerat kasutada, kui ma olen samal ajal Jitsis, seega, oota, kus see Jitsi nüüd kadus siia. Ma lähen siit välja ja siis ma võtan Photomathi uuesti. Ja ootan, mis ta nüüd teeb. Ta ei võta mul ära seda praegu. Võtan seda tagasi, võib-olla teisel katsel võtab. Ei taha siit ekraanilt. Nüüd loeb välja, jah. Okei. Natukene kohendada. 2y-4. Lihtsustamine on ka õigesti tehtud. Ma ei saa aru sellest. Huvitav. 2y-4. Siis ma panen nüüd siia asemele. Ma kontrollin Photomathiga nüüd seda asendust ja saan -16/3. Kas sul seal õpikus on ka mingid vastused taga kuskil? See on töövihike, siin ei ole. Aha, okei. Ja nüüd ma kontrollin veel seda viimast. Hirm, ei saanud aru. Siia kirjutada seda. Müstiline olukord, 16 ja 44. Kust tuleb selline vahe? Sest Photomathiga on kontrollitud, lihtsustamine on õigesti tehtud. Siis asendasime y asemele -2/3, arvutasime välja, saime -16/3. Photomathiga kontrollitud, kõik on õige. Ja nüüd me panime selle -16/3 esialgsesse avaldisse y asemele. Kas meil nüüd tuleb see ahaa-efekt varsti, et avastame, kus sai viga tehtud? Ei tea. Selle ma toksisin just samamoodi kalkulaatorisse, arvutasin välja, sain sama tulemuse, mis me siin tegime. 2/9, 6 - 6. No, kuule. No. Triviaalne asi, jah? Mis? Milline pidi olema y väärtus? Y väärtus pidi olema -2/3. Jah, aga miks me panime esialgsesse avaldisse -16/3 y asemele igale poole? Appi. Asenda kõik need -16/3 nüüd, õigemini need 16 kahtedega. See võtab ka vist päris kaua aega, eks ju. Kõigepealt sa oled esimeses. Oota, kus ma siis nüüd? See on lehekülje all ääres vasakul. Siin, jah? No järgmises reas. No jah, need. Ja seal vasakul. Seal pane 16 asemele igal pool 2. Nii, jah. Ja siia ka, jah? Oota. Nüüd, jah, sinna ka. Nii, nüüd allkorrusel ka, jah. Ja nüüd seal ka, jah. Nii, nüüd vaatame seda tehet. Nüüd on meil teine tehe ju. Nüüd on 6/3 -2/3, mis on 4/3. Tuleb siia alla hoopis plussi. Seega sinna jääb miinus kokku 2/3 jagatud 4/3 on -1/2.
seega nüüd järgmisel leheküljel, seal, kus sul on 8/5, pane asemele -1/2. Siia, jah? Jah. Miinus ka, jah? Jah. Nii. Okei. Nüüd muuda need 16 ka ära. 8, jah? Jah. Nii. Okei. Nüüd vaatame 1 - 1/2 on 1/2. 13/5 asemele kirjuta 1/2. Siin on 1/2. Siia ka? Oota nüüd. Jah, sinna ka. Nüüd seal teises reas, seal on see ruudutehe, sinna tuleb ju 4/9. 256 asemele pane 4. 4. Okay. Nii, ja seal all 16 asemele 2. Nii. Siis ülemine tehe 4/9 miinus 36/9 on -32/9. Ehk siis 220 asemele 32 ja miinus ette. Nii, jah. Ja alla tuleb 3/3 miinus 2/3 on 1/3 ja võta miinus ära. Nii. 13 asemele 1. Nii, jah. Jah. Nii. Nii, ja nüüd pane sinna ühisele joonele need õiged asjad. 1, 2. Siin 3 tuleb üles, on ju? Jah. 3. Nii. Jah. Nii, nüüd 9 ja 3 lähevad alla, jääb 3. 32 jagatud 2-ga on 16 ja tulebki -16/3. Okei. Jah. Kõige väiksemad juhataja kitavad kõige suuremad probleemid. No ja just selline põhimõtteline asi ka veel, et arvutasime välja hoopis mingi teise asja ja siis toppisime selle algsesse. Jah. Aga jah, aitäh selle aja eest. Jumal tänatud, see lõppes. Yes! Järgmine esmaspäev siis vist, eks ju? Jah, sama aeg, eks? Ja, ma arvan küll hetkel, et ma teavitan, kui tahan mingi muu, et kui ei sobi muu aeg. Järgmine esmaspäev meile öeldi, et meil tuleb nüüd minna koolimajja. Seega mul arvutiteaduse klubi lõpeb 16:55 seal. Ma sealt tulen pärast, no vahet ei ole, kas ma tulen koju või siis nagu enne sinu juurde, see on umbes sama aeg. Et siis see sõltuvalt liiklusoludest võib kas muutuda või mitte. Orienteeruvalt siis nii. Jaa, hästi. No ma saan sulle ju WhatsAppis teatada, kui hilineb. Ja, ikka. Aga aitäh, et järgmise esmaspäevani siis. Jah, tšau. Recording has stopped.